Mart Helme, kas Eesti peaks vastama USA president Donald Trumpi palvele ja minema appi Hormuzi väina? No ma ei ütleks, et see oli otseselt palve, see oli selline pöördumine, et te võiksite ka tulla ja kuna nafta hind ja sellega seonduv niisugune dominoefekt majandustele puudutab ju mitte ainult Ameerika Ühendriike või Hiinat või kedagi kolmandat, vaid ka ikkagi kõiki Euroopa riike. Ja Euroopa teatavasti on ikkagi väga tugevas energiasõltuvuses, tooraine sõltuvuses naftast, gaasist. Siis minu arvates oli see nagu pöördumine selles mõttes, et pange ka õlg alla. Aga nagu me praeguseks teame, minu meelest kõik arvestatavad riigid on öelnud, et nemad selles operatsioonis osaleda ei kavatse, sellepärast et nende hinnangul ei ole see NATO operatsioon ja nad üldse ei ole üksmeelsed selles suhtes ja ei jaga täiesti Ameerika ja Iisraeli seisukohti, et mullade režiim sellisel kujul tuleks kukutada. Nii et me näeme praegu ikkagi väga selget lõhet ja ma näeksin siin ka ausalt öeldes seda Donald Trumpi poolset pöördumist teatud testina NATO-le. Ja selles testis NATO on läbi kukkunud ja sellest meie Eestis peaksime tegema väga tõsised järeldused. Ja kui nüüd vastata küsimusele, kas Eesti peaks viima vägesid, missuguseid vägesid meil sinna viia on? Mida meil on anda? On meil selline droonivõimekus, et me saaksime rünnata omalt poolt meie üksus näiteks, kes seal on mingisuguseid sihtmärke, mida Ameerika luure meile annab, Ameerika tulejuhtimissüsteem, satelliidiluured ja nii edasi meile annavad, meil seda võimekust ei ole. Kas meil on droonitõrjevõimekus, kas meil on raketitõrjevõimekus, ei ole. Et mida me seal teeme? Me oleme ju ükskord auku astunud juba, kui Ukraina sõda algas ja me tegelikult ennast lagedaks tegime relvadest ja nüüd oleme kalli raha eest, ostame kõike juurde, mida maailmaturult ei ole paljusid asju nii kerge enam saada isegi, mis varem oleks olnud üsna lihtne Eestisse osta. Nii et siin ma ei näe nagu väga seda Eesti-poolset võimekust, sõjalist võimekust seal midagi olulist korda saata, kui siis see mingi meiepoolne, ma ei oska öelda, mingi üksuse saatmine, mingi tugiüksuse saatmine sinna, see sisuliselt näeb välja nagu pugemine Donald Trumpi ja mitte midagi rohkemat. No Eestil on 3 miinitõrjelaeva ning ma saan aru, et tegevväelased käivad nii suuremate kui ka väiksemate koosseisudega ka välisoperatsioonidel nendega. Aga kas nendel miinitõrjelaevadel on ka mingisugune raketi- ja droonitõrje võimekus? Need on ju ujuvad pardid seal vee peal. Vaadake selle kaardi peale, see Hormuzi väin on ju selline, et üks kallas ühe kalda pealt vaatab, teine kallas paistab. Et ma näen, et me viime oma laevad sinna põhja laskmiseks. Meil üks laev läks ju praegu põhja Vahemerel täiesti nagu rahumeelses olukorras, et me viime oma laevad sinna sihtmärkideks. Kui me praegu näeme, et Iraan suudab rünnata isegi Ameerika saatkond ja Ameerika radareid on hävitanud, Ameerika sõjaväebaase on rünnanud, Iisraelis on Tel Aviv, Jeruusalemm, Haifa pihta saanud vaatamata Iisraeli raudsele kuplile, et millega me kaitseme neid laevu ja millega me kaitseme neid mehi. Et see on ikkagi see kriitiline küsimus, et me võime saata küll tapmiseks. Et kas see on siis nüüd see, mida me ilmtingimata peame oma lojaalsuse tõestamiseks tegema, et me ohverdame seal oma sõdureid ja oma laevu, mida meil üleüldse on ja ainult mõni. Et me oleme ju tõestanud oma lojaalsust Iraagis, Afganistanis ja mitmel pool mujal. Ma ei näe, et sellest oleks tegelikult praeguses geopoliitilises olukorras eriti kasu. Nii, et saan ma teie jutust õigesti aru, kui ameeriklased seda praegu küsivad ka Eestilt, siis Eesti valitsuse seisukoht peaks olema ei. Eesti valitsuse seisukoht peab olema tark. See tähendab seda, et läbirääkimisi me võime pidada, konsultatsioone me võime pidada, teha diplomaatilisi rituaalseid tantsusamme. Me ei pea ütlema kohe paugu pealt ei. Meie selles ei osale, nii nagu tegid britid, sakslased ja teised. Me võime öelda, et jaa, me oleme kahtlemata väga mures kõige selle pärast, mis seal on, aga me tahaksime täpsemalt teada, mida meie suur liitlane meilt ootab ja kas meie võimekused vastavad nendele ootustele. See tähendab hoopiski midagi muud. Me ei ütle ei, aga me ei ütle ka jaa. Ja nii peaks tegelikult rahvusvahelises diplomaatias käituma, mitte mustvalgelt ja lapsikult, nagu meil see kombeks on.
Mille üle me neid läbirääkimisi või konsultatsioone võiks pidada? Täna hommikul tegelikult kajastasime Rahvusringhäälingus, kuidas Soome president Alexander Stubbi sõnul võiks Euroopa pakkuda USA president Donald Trumpile sõjalist abi Hormuzi väina julgestamiseks vastutasuks suurema toetuse eest Ukrainale. Niisust nagu tehingut teha, et meie saadame omad väed Hormuzi väina, teie pakute suuremat toetust Ukrainale. No esiteks on ameeriklased seda suurt toetust pakkunud kogu aeg ja pakuvad ka praegu jätkuvalt. Ei maksa nüüd arvata, et ukrainlased ise on nii tublid, et nad iga päev mõne naftabaasi või mõne muu objekti suudavad Venemaal ära kahjustada. See kõik on ju Ameerika satelliitluure tulejuhtimissüsteemid ja muu seesugune. Ja ka üleüldse sõjaline abi rakettide ja kõige muu näol. Nii et Ameerika abistab Ukrainat väga tõhusalt ja kogu aeg ja ei ole kordagi tegelikult seda abistamist vaatamata Donald Trumpi sellistele manöövritele, ma ütleksin niimoodi, retoorilistele manöövritele katkestanud. Nii et see on selles mõttes nagu niisugune lahtisest uksest sisse murdmine Stubbi poolt, aga see on just nimelt see täiskasvanulik suhtumine, diplomaatiline suhtumine. Me ei ütle ei. Me püüame selle küsimuse viia laiemale pinnale ja sellel laiemal pinnal kaubeldes vaadata, mis tulemusteni me lõpuks jõuame. Vaat Eesti diplomaatial sellist küpsust ei ole. Kusjuures, kas lääneriigid, Saksamaa, Ühendkuningriik, olid nad siis liiga rutakad, kui nad ütlesid, et see, mis Hormuzi väinas toimub, et see ei ole NATO lahendada? Ma arvan, et nad ei ole rutakad ja arvestame nüüd ikkagi seda, et need on meist oluliselt suuremad riigid, ehkki nad ei ole suurriigid enam. Nad on niisugused keskmise suurusega riigid, ka võrdlemisi piiratud sõjalise võimekusega, isegi brittide puhul nende tuumavõimekus on väga-väga piiratud ja piirdub ainult mõnede allveelaevade pealt välja lastavate rakettidega. Et nad ilmselgelt praegu saavad aru, et NATO on oma loojangu kursil. Ja selles olukorras Euroopa peab ümber orienteeruma, Euroopa ei peaks kulutama oma ressurssi, ei inimressurssi, finantsressurssi ega tehnoloogilist ressurssi ega olemasolevat relvastust operatsioonides, mida nad ei suuda kompenseerida ja mille kulgu nad tegelikult ka omapoolse panusega oluliselt mõjutada ei suuda. Mul on ikkagi see küsimus, et kui meie nüüd siin Euroopas nii-öelda põikleme kõrvale sellest Hormuzi väina operatsioonist, siis mis on ameeriklaste huvi võib-olla tulevikus meid kaitsta, kui meil sarnased mured on näiteks Venemaaga seoses? Ameeriklaste huvi meid kaitsta on see, et kui ta on huvitatud siin millestki, siis ta kaitseb meid. Kui ta ei ole huvitatud, siis ta ei kaitse meid. Ja nii lihtne see on. Me oleme uues geopoliitilises olukorras, kus vana rahvusvaheline julgeolekusüsteem ei tööta. Ameeriklased on väga selgelt öelnud, et nende reviir on lääne poolkera, kaasa arvatud Gröönimaa ja Kanada, ja eurooplased peaksid oma asjadega ise hakkama saama. Samas nad ei ole öelnud, et nad ei tule Euroopale appi, kui see on vältimatu. Ja ikka läheme natukene ajalukku tagasi. Esimese maailmasõja eel ameeriklased ei olnud absoluutselt huvitatud Euroopa sõtta sekkumisest. Ometi 1917 nähes, et kaalukausil on Prantsusmaa ja Inglismaa kaotus selles sõjas, nad sekkusid, et seda kaotust vältida ja tagada rahvusvahelistes suhetes uus stabiilsus. Ja loomulikult kehtestada ennast ka uue suurriigina rahvusvahelistes suhetes. Täpselt samuti teises maailmasõjas. Ameeriklased olid väga isolatsionistlikult meelestatud, ei tahtnud sõtta minna. Jaapani rünnak sundis neid sõtta minema ja siis nad sekkusid ka Euroopas. Ameeriklased sekkuvad siis, kui nad leiavad, et see on neile vajalik ja kasulik. Ja kui nad leiavad, et see ei ole neile vajalik ja kasulik, siis ei maksa mitte mingid lepingud, ei maksa mitte mingisugused lojaalsustõotused, nad lihtsalt ei sekku. Ja seda tulebki nii võtta. Me oleme kogu aeg korrutanud, et ei iialgi enam üksi. Aga ma ei taha öelda kategoorilises vormis, et me olemegi üksi juba. Me peame küsima, aga võib-olla me oleme üksi praegu ja tegema sellest oma järeldused. Aastal 2020 ma ütlesin, et NATO vajab enda kõrvale plaan B-d. Siis sain ma sõimata nii, et oi. Nüüd on ju selge, et me vajame plaan B-d. Ja me peame mõtlema ikka väga tõsiselt järele, kas me oma väikest
piiratud ressurssi läheme kulutama kuskile Hormusi väina selle lootusega, et võib-olla siis ameeriklased halastavad meile ja tulevad meid kaitsta. Aga mina ütlen, et Iraani sõja üks tulemus on see, et Venemaa mitte mingil juhul ei ründa meid, kuna Venemaa näeb väga selgelt praegu Iraanis, et tal ei ole sellist sõjalist võimekust, nagu on ameeriklastel. Kuidas te üldse hindate seda, mis praegu Ameerika, Iisraeli ja Iraani vahel toimub? Kas USA ja Iisraeli rünnak Iraanile oli põhjendatud? No kuna mullade režiim on ju algusest peale deklareerinud, et nad hävitavad Iisraeli riigi, siis Iisraeli seisukohast see kahtlemata oli põhjendatud. Kuna ameeriklased, kui me vaatame Trumpi välispoliitika suundasid, siis need kõik suunad on ju sihitud nendesse piirkondadesse, kus on nafta, gaas ja muu energeetiline ressurss. Võtame siis Venezuela, võtame suhted Kasahstaniga ja suhete soojendamine naftarikaste Lähis-Ida riikidega, Saudi Araabia ja teised. Et kui me vaatame kaardi peale, me näeme, et Iraan on, kui üks naftarikas riik on tegelikult lukk, mis ei lase Kesk-Aasia naftal, gaasil tulla maailma turule muul moel kui ainult läbi Venemaa või läbi Kaspia mere ja läbi Kaukaasias. Täpselt sama käib Aserbaidžaani kohta. Nüüd Iraani rajalt maha võtmine, õigemini mullade režiimi rajalt maha võtmine ja tõenäoliselt selleni jõudmine, et Iraanis tuleb mingi mõõdukam režiim, kellega on võimalik sõlmida uusi kokkuleppeid, sealhulgas ka toorme transpordi kokkuleppeid Pärsia lahele ja Pärsia lahe kaudu Venemaast mööda minnes maailmaturule. See on kindlasti üks neid eesmärke, mis on Ameerika Ühendriikidel selles sõjas. Ja see on tegelikult kogu maailmale kasulik ja Venemaale väga kahjulik. See, et Venemaa praegu lõikab kõrgetest naftahindadest profiiti, see on ajutine. Isegi venelased ise tunnistavad, et see on ajutine, aga pikemas perspektiivis see kõik on meile väga-väga kahjulik. Nii et jällegi meie mustvalge mõtlemine siin peaks kõigepealt mingid analüüsi tegema, aga mitte kohe karjuma hakkama Venemaa. Venelased praegu saavad vastu pükse ja geopoliitilised ameeriklased võtavad praegu ükshaaval nopivad ära Vene liitlasi. Venezuela läks, seal on nüüd režiim, kellega ameeriklased saavad kokku leppida. Täpselt sama eesmärk on praegu Iraanis. Kuuba läheb. Kuuba kui võimalik koht, kuhu venelased võivad ka šantažeerimise korras oma mingid raketibaasid püsti panna ameeriklaste ähvardamiseks põhjendusele, et aga kui teie meie piiri äärde paneme, miks meie teie piiri äärde ei või panna. Et Trump süstemaatiliselt tegelikult piirab Venemaa võimet olla maailma poliitikas nii tugev tegija, nagu Venemaa ise tahaks. Ja me peame ka neid aspekte selle asja juures hindama. Mitte ainult seda, kas see oli põhjendatud kallale minek. Loomulikult oli põhjendatud, kui üks riik tahab luua tuumavõimekust, millega ta ähvardab ühe teise riigi maamuna pealt ära pühkida, ma arvan, et see on põhjendatud. Kusjuures teie fraktsioonikaaslane Varro Vooglaid on sotsiaalmeedias olnud väga kriitiline nii Venezuela operatsiooni suhtes kui ka nüüd selle Iraani sõja suhtes. Tema ütleb, et see on selgelt põhjendamatu rahvusvahelise õigusega vastuolus olev agressioonisõda. Trump on alustanud seda kõike Euroopa riike kaasamata, neid teavitamata ja nii edasi ja nii edasi. Esiteks Varro Vooglaid on rahvusvahelise õiguse jurist, ta on seda õppinud ülikoolis, ta on selle spetsialist ja ta lähtubki selle rahvusvahelise õiguse seisukohast selle asjale hinnangut andes. Ma ei saa öelda, et ta selles suhtes midagi valesti ütleks. Jah, praegu üldiselt aktsepteeritud rahvusvahelise õiguse seisukohast on seal küsitavusi, kui mitte lausa vastuolusid. Aga nagu ma ütlesin, praegu maailmas kehtiv geopoliitiline tasakaalumehhanism ja rahvusvaheline õigus ei kehti enam. Lihtsalt ei kehti enam. Ja otsitakse uut tasakaalupunkti ja sellel uuel tasakaalupunktil kehtima hakkavad võib-olla mingil määral uuendatud, muudetud rahvusvahelist õigust. Nii et me oleme murdepunktis, kus me ei saa lähtuda mingisuguse Jalta-järgse maailmakorra mudelist. Lihtsalt ei saa. Ja ega me Varroga sel teemal ei vaidle ega tülitse.
meil on erinevad vaatepunktid, mina vaatan seda asja ja üldiselt meil fraktsioon vaatab seda asja suure geopoliitika seisukohast, maailma murdepunkti seisukohast ja tema vaatab seni kehtinud rahvusvahelise õiguse seisukohast. Mõlemad vaatepunktid on erinevad, aga mõlemad on ka õiged. Siin vahepeal juhtus üks kurioosum. Riigikogu Eesti-USA parlamendirühma liikmed kohtusid mõned nädalad tagasi USA suursaadikuga Eestis Roman Pipkoga. Vaatasin pildi pealt, et teie kohtusite ka suursaadikuga. EKRE esimees Martin Helme ütles, et suursaadikut huvitasid Eestis eeskätt meie väärtuslikud maavarad, mitte isegi sõjaline koostöö. Reformierakondlane Hanah Lahe ütles aga, et Martin Helme tõlgendas kohtumist valesti ja väärtuslikest maavarad räägiti vaid väga pinnapealselt ja see kogu niisugune kurioosum päädis siis USA suursaadiku ametliku kommentaariga, kus ta tänas Hanah Lahet tema aususe eest ja ütles, et teised selle arutelu käsitlused on olnud eksitavad ja ausalt öeldes lugupidamatud sadade praegu Eestis paiknevate USA sõdurite suhtes. Kas ma saan õigesti aru, et Roman Pipko ütles, et Hanah Lahel oli siis õigus ja Martin Helme käsitlus oli eksitav ja lugupidamatu? Ei vasta tõele. Ma olin kohal ja kuulsin väga selgelt, kui jutt oli sellest, Pipko ütles, et meie koostöö peamine valdkond on majandus ja võib-olla ainus valdkond ja eriti mineraalidesse puutuv. Selge sõnaga ütles. Nii et Martin Helme ei teinud mingeid valesid järeldusi. See, et nii-öelda grupi eestkõnelejaks olnud Peeter Tali püüdis iga hinna eest pressida kogu aeg teemaks sõjalist koostööd, millest saadik tegelikult kogu aeg üle libises ja ei tahtnud mingisugust pikemat diskussiooni algatada. See tähendab seda, et sõjalisest koostööst formaalselt võttes oli juttu, aga tegelikult ei olnud see mingisugune keskne teema sellel kohtumisel. Ega ei olnud ka tegelikult keskne teema see, et mingisugune majanduskoostöö üksikasjadeni me oleksime laskunud. Me ei laskunud. Me väga palju rääkisime ka sellest, kas ta oskab veel eesti keelt ja ta ütles, et ta midagi saab aru, et küllap see tuleb tagasi tal mingil määral. Rääkisime see tema äraminekust Eestist 80-ndatel aastatel, meenutasime selleaegset Tartut ja Tartu ülikooli, nii et see oli väga sõbralik ja väga selline meeldiv ja kohati väga informaalne kohtumine ja see, et sellest on nüüd niisugune skandaal siin torm veeklaasis välja võlutud, see on lihtsalt piinlik ja mul on arusaamatu, miks Pipko oma selles niisuguses avalduses või seisukohavõtus süüdistas meid just nagu me oleksime halvustanud kuidagi siin olevaid Ameerika sõdureid. Esiteks ei olnud siin olevatest Ameerika sõduritest mitte sõnagi juttu. Mitte sõnagi ei olnud juttu, rääkimata sellest, et keegi oleks neid halvustanud. Keegi ei ole halvustanud ameeriklaste siin viibimist ja nende panust Eesti julgeolekusse. See on täiesti selle kohtumise teemast mööda minev seisukoht. Mul on arusaamatus. Mul on ka arusaamatu, et mis siin nagu valesti siis läks, et kas tõlkes on midagi kaduma läinud või miks Roman Pipko ütleb, et teie see käsitlus on nii-öelda nagu eksitav ja lugupidamatu? Seda tuleb küsida tema käest. Mina ei hakka kommenteerima, mida tema mõtles või mis temale meelde jäi. Minule jäi väga selgelt meelde see, et ta ütles, meie koostöö peamine valdkond saab olema majandus ja võib-olla isegi ainus valdkond ja eriti mineraalidesse puutuv. See oli peaaegu sõna-sõnalt see, mida ta ütles. Aga lahkusite üldiselt soojade tunnete ja sõpradena? Jaa, ma vestlesin temaga veel koridoris ja ütlesin, et ma olen endine suursaadik Venemaal ja mind huvitaks see, mismoodi tema näeb praegu Ameerika-Vene suhteid, Eesti-Vene suhteid, kuivõrd ta kursis praegu sellega on, et ma olen alati tema käsutuses, kui ta soovib minuga nendel teemadel vestelda, et mõtteid vahetada ja minupoolset informatsiooni anda ja ta nõustus minuga, et need suhted on praegu väga keerulised, nii Ameerika-Vene suhted kui ka Euroopa-Vene suhted, Eesti-Vene suhted ja et see teema on kindlasti väga huvitav. Aga see oli koridori vestlus, nii et see ei kohustanud kumbagi poolt millekski. Aitäh teile, Mart Helme, nende mõtete eest. Aga palun.